Ülesandest 14 me võtsime kasutusele elektrisignaalid. Ehk siis meil on tavaline viissilinder, kuskil siit ülevalt leiame ülesse, viisilindri jaoks arvatavasti pneumaatiliselt juhitavat 5.2. Siin ülesandes on öeldud, et nupud, millega me juhime seda ventiili, on pneumaatilised, seega saame siia panna 2 nuppu ja et oleks ilus, paneme siia vahele ka trosseli vahele, et saaks silindri kiirust reguleerida. Ehk siis midagi taolist on juba olnud, ehk siis ühega nupu välja, teisega sisse ja kiirust saab reguleerida. Nüüd on siin öeldud, et meil on lõpulülitid, ehk siis kohe alguses võiks määrata silinder 1A positsioon 100, ehk siis maksimum, silinder 1B positsioon 0-ga, ehk siis 0 positsioon. Nii, ja nüüd siia otsa tuleb genereerida meile 2 tulukest LED indikaatorid. Üks LED indikaator ja teine LED indikaator. Kuna me juba räägime elektrist, siis paneme juurde siia toite, pluss ja 0. 0 võime kohe tulukestega ära ühendada. Ja nüüd mõelda, kuidas toimub see signaali edastamine. Ehk me võtame tavalise rulliku, elektrilise, paneme siia ühe tüki ja teise tüki vahele. Siit me saame määrata, et see on siis nii-öelda A positsiooni rullik ja see on siis nii-öelda B positsiooni rullik. Ja kuigi rullikul on olemas normaalselt suletud ja normaalselt avatud kontaktid, meie antud puhul siis võtame normaalselt avatud ja saame katsetada. Ehk siis silinder on sees, sisemine rullik on vajutatud, elekter läheb läbi ja tuluke põleb. Kohe kui silinder sõidab välja, vajutatakse esimene lahti, esimene tuluke kustub, vull jõuab tagumise positsiooni andurini ja see tõmmatakse kinni ja teine tuluke töötab. See on siis kõige lihtsam variant. Kui te nüüd kogemata tahate kasutada magnetilisi lõpulüliteid, mis on ka täiesti olemas, siis esiteks peaks need leidma. Ehk siis meil on üks andur ja teine andur. Tal on 3 otsa, ehk siis tal on olemas toide eraldi, plussots ja tal on miinusots olemas või 0 ots. Ja 3. ots, signaali ots, läheb siis mingi tegevuse jaoks, mingi tulukese juhtimiseks. Nii, ja kui me kasutame simulaatorit, siis on meil B-positsioon, sisemine positsioon, ta laseb elektri läbi ja tuluke töötab. Kui nüüd juhtub see, et me vajutab nupu, ta vahetab oma positsiooni, esimene magnet läheb paigast ära ja kui ta jääb maksimumväärtuseni, siis teine magnet rakendub ja paneb teise tulukese tööle. Lahendada võib igate moodi,
peaasi, et ta täidab nii-öelda lähteülesannet.